Liitudes nende hulka, kes süüdistavad haid, linda ja delfiine Mossadi agentideks olemises, mõned tuntud hispaanlased on väitnud, et Iisrael oli üle 70 000 migrandi massilise sissetungi taga, kes sisenesid Ceutasse Marokost. Aga kuna Iisraelis sisemised vaidlused selle üle, kuidas oma piire hallata, on sel nädalal taas teravaks muutunud, see rumal süüdistus muutub veelgi kurvemalt naeruväärseks. Mina olen Ilana Maisel-Diamant, Iisraeli õiguse ja vabaduse foorumi tegevdirektor ja see on alusseadus. Nii et seadus, mille eesmärk oli terrorismi tõkestada, peatati sel nädalal ülemkohtu poolt põhjendusel, et selle rakendamine võiks põhjustada korvamatut kahju. Selle seaduse arutelu, mida rahvasuus tuntakse Sher Hayaj seadusena, on kavandatud novembrisse. Leitnant Sher Hayaj, 22-aastane, oli üks 4 sõdurist, kes mõrvati 2017. aastal. Kui Fadi Al-Kunbar, 27-aastane, Jabal Mukaberi elanik, sõitis veoautoga Jeruusalemmas Armon Hanatsivi promenaadil kadettide gruppi. Veel 13 said vigastada. Tema järgi nimetatud seadus on muudatus kodakondsuse ja Iisraeli sisenemise seaduses. Ja selle seaduse eesmärk on takistada siseministril anda elamislube või elamisõigust Palestiina elanikele Juudamaalt ja Samaariast või Gazast. Elanikud, kes on süüdi mõistetud terrorikuritegudes, aktiivsed terroritegijad või nende pereliikmed. Eelmisel juulil vastu võetud seaduse rakendamine pidi algama pärast mitmekuulist bürokraatlikku viivitust ja peatamist, eriti just pereliikmete karistamise küsimuses. See tuli päev enne seaduse jõustumist. Nüüd, neile, kes kuulavad väljaspool Iisraeli ja võib-olla isegi mõnele siin, juba ainuüksi mõte, et seadus võiks karistada õigusrikkuja pereliikmeid, tundub võõras, võib-olla isegi ebaõiglane. Ja täna tahan ma proovida selgitada selle muudatuse ümber käiva vaidluse mõlemat poolt laiema, niinimetatud perekondade taasühinemise arutelu kontekstis. See on keeruline. See puudutab midagi fundamentaalset Iisraeli ühiskonnas ja iisraellased näevad seda kui eksistentsiaalset küsimust. Ma ei kavatse võtta seisukohta konkreetse poliitika suhtes, kuid loodan, et see episood annab teile teavet, mis võimaldab teil rohkem lugeda, uurida ja vaielda nende seisukohtade üle, mida te täna kuulete. Nii et perekonna taasühinemine. Enne 2003 aastat Iisraeli kodanik, kes abiellus Gaza või Juuda ja Samaaria palestiinlasega, sai abikaasale tavakorras elamisluba taotleda. Aastatel 1993 kuni 2003 hinnanguliselt sisenes Iisraeli umbes 130 000 palestiinlast ja sai kas Iisraeli elamisloa või kodakondsuse perekonna taasühinemise kaudu. 2003 aastal, teise intifada haripunktis, mis tappis üle 1000 iisraellase, sealhulgas üle 120 lapse. Knesset võttis vastu seaduse, mis kinnistas ajutise valitsuse korralduse. See korraldus piiras kodakondsuse ning elamis- ja sisenemislubade andmist neile, kes saabusid Juudamaalt ja Samaariast ning Gazast, ja sellele järgnenud muudatus lisas nimekirja mitu vaenuriiki. Seadus jätab siseministrile õiguse anda individuaalselt kontrollitud ja uuendatavaid erandeid neile, kes näivad kujutavat väiksemat julgeolekuriski. Nii et see puudutab teatud vanuses abikaasasid, lapsi, arstiabi, töölube. Seadus, millest ma rääkisin, on Iisraeli kodakondsuse ja sisenemise seadus. Uuendati igal aastal kuni 2021 aastani ja seejärel võeti 2022 aastal vastu uuesti. Koheleti poliitikafoorumi uuringu kohaselt oli aastatel 2003 kuni 2020 heaks kiidetud erandite arv ligikaudu 48 000. Nad hindasid selle heakskiitmise määraks 54%. Juba aastaid Iisraeli poliitilises parempoolses leeris kasvanud mure. Tõendid on näidanud, et perekonna taasühinemise teise põlvkonna puhul, ehk siis nende laste puhul, kes on sündinud inimestele, kes siia sel viisil tulid, on nad ebaproportsionaalselt seotud Iisraeli terrorismiga. Amit Halevi, Knesseti liige, kes algatas Sher Hayaj seaduse, mille juurde me kohe tagasi tuleme, see on väide, mida toetavad ka luureandmed. Nüüd on olemas numbrid, millele seaduse toetajad viitavad selle mure tõestuseks ja me kasutame hulgaliselt avatud allikate infot, mida saate ise kontrollida. Nii et 2021 aastal viis ajaleht Israel Hayom läbi uurimise, kasutades nende sõnul 2001 kuni 2016 aasta julgeolekuasutuste andmeid, leidis, et perekonna taasühinemise teise põlvkonna lapsed olid terrorismiga seotud 3 korda rohkem
kui nende osakaal rahvastikus üleriigiliselt ja Jeruusalemma juhtumite puhul koguni 12 korda rohkem. Pärast rahutusi Loodis, Ramles, Jaffos ja Akos 2021 aasta mais huvikaitserühm nimega Arai Israel vaatas läbi üle 120 arreteerimisprotokolli Loodist ja Ramlest. Nad leidsid, et umbes 60% neist, kes arreteeriti juudi tsiviilisikute või julgeolekujõudude ründamise eest ja 63% neist, kellele tegelikult süüdistus esitati, oli vanem, kes saabus perekonna taasühinemise kaudu. Negevis, kus on samuti olnud tõsiseid õiguskaitse ja terrorismi probleeme, on ajakirjanikud aastaid väljendanud muret beduiinide elanikkonna palestiinastumise pärast. Jällegi, perekonna taasühinemise tulemusena, mille käigus beduiinide elanikkond on võtnud naisi vaenulikest Palestiina kogukondadest. Nüüd, see, mis kõlab nagu arutelu sugupuu üle, on tegelikult arutelu maailmavaadete üle. Empiirilised andmed viitavad sellele, et nendest piirkondadest perekonna taasühinemise kaudu sisserändajad toetavad vägivaldseid ideoloogiaid isegi siis, kui nad ise ei pruugi olla need, kes vägivalda toime panevad. Seda pole vaja kaugelt otsida. 2023 aasta detsembris Palestinian Center for Policy and Survey Research küsitlus näitas, et 72% Gaza ja Läänekalda palestiinlastest arvas, et Hamasi 7. oktoobri rünnak oli õige otsus. 2 aastat hiljem, 2025. aasta oktoobri viimases küsitluses see näitaja on küll tipust langenud, kuid püsib endiselt üle 50% ja tõuseb taas just Gazas. Valdav enamus küsitletutest, 85% Juudamaal ja Samaarias ning 55% Gazas olid vastu Hamasi relvitustamisele isegi sõja lõpetamise tingimusena. Ja relvastatud võitlus oli endiselt eelistatum kui läbirääkimised või rahumeelne vastupanu, eriti Juudamaal ja Samaarias. See tähendab, et tõenäosus, et sellest piirkonnast pärit immigrant jagab neid vaateid, on äärmiselt suur ning sama suur on tõenäosus, et ta annab need edasi ka oma perele. See jätab poliitikakujundajatele küsimuse, kui palju riski nad on valmis võtma. Nii et see ongi turvalisuse seisukohast põhjendus karmimale lähenemisele nende perelubade suhtes üldiselt. Ja enne kui liigume vastuväidete juurde, mainime ka demograafilist aspekti. Juudi enamuse säilitamine Iisraelis on ülioluline nii riigi füüsilise julgeoleku kui ka selle iseloomu jaoks. 2021 aastal demograaf Arnon Sofer kordas prognoosi, et piiranguteta sissepääs koos Iisraeli sisese araabia elanikkonna loomuliku kasvuga lõpetaks juudi enamuse siin 60 aasta jooksul. Nagu igal teisel riigil on ka Iisraelil õigus kaitsta oma piire ja kodanikke ning otsustada, millistel tingimustel võivad välismaalased siseneda. Nüüd, nende piirangute kriitikud näevad seda olukorda hoopis teisiti ja keskenduvad üksikisiku õiguste rikkumisele. Iisraeli ülemkohus on määratlenud õiguse perekonnaelule kui põhilise põhiseadusliku õiguse, millele iga Iisraeli kodanik on õigustatud. Lisaks sellele, ütlevad seaduse kriitikud, mõjutab see ebaproportsionaalselt just Iisraeli araablasi, sest nemad moodustavad kõik need, kes abielluvad araablastega piirkondadest, mida see eeldatav veto ja erandid puudutavad. Iga taotleja tausta kontrollides peab Iisrael tasakaalustama oma julgeolekumured pühendumusega võrdsusele ja inimõigustele. Ja ülemkohus on seda kodakondsusseadust tegelikult 3 korda läbi vaadanud. Seni 2 korda jättes selle jõusse vaid 1 hääle enamusega, 6-5 vastu. 2006 aastal, mis oli esimene juhtum, tekkis küsimus, milliseid põhiseaduslikke õigusi kohtunikud pidasid rikutuks, kui üldse, ja milline peaks olema seaduse taga olevate julgeolekumurede õige kaal. Kohus leidis lõpuks, et igasugune abiellumisõiguse ja võrdsusõiguse rikkumine oli proportsionaalne, arvestades, et sissepääsu taotlejad tulid piirkonnast, mis oli sõjaseisundis või isegi kvaasisõjas Iisraeliga. Lisaks võis riik teha erandeid. Teisisõnu, isegi kui Iisraeli kodanike põhiseaduslikud õigused on kaalul, mõnikord nõuavad vajadus ja julgeolek traagiliselt nende õiguste kõrvale seadmist selleks, et päästa elusid. Samal ajal leidis ülemkohtu esimehe Aharon Baraki vähemusarvamus, et seadus rikub põhiseaduslikke õigusi ebaproportsionaalselt
ja tuleks seetõttu tühistada. Ta viitas varasemale kohtupraktikale. Selles tasakaalus ei saa inimõigused saada täielikku kaitset, justkui terrorit ei eksisteeriks. Ning riigi julgeolek ei saa saada täielikku kaitset, justkui inimõigusi ei oleks. Vajalik on õrn ja tundlik tasakaal. See on demokraatia hind. See on kallis, kuid seda väärt. 2012. Aastal, kui kohtus oli teine, 11-liikmeline kohtunike koosseis, arutati seda küsimust uuesti ning jõuti sisuliselt sama tulemuseni sama häälteenamusega. 6-5 vastu, sealhulgas üks kohtunik, kes oli üle läinud vähemusse. Kuna Barack sel hetkel enam kohtus ei olnud, alustas enamus arvamus tema enda tsitaadiga. Inimõigused ei ole retsept rahvuslikuks enesetapuks. Nüüd on kodakondsuse ja sisenemise seadus alates 2022 aastast taas kohtus. Hagejad püüavad seda täielikult tühistada, mis on Hagai muudatust puudutavast kohtuasjast eraldi, milleni me kohe jõuame. See elu ja surmalahing selle üle, kes otsustab ja kuidas, on läbiv teema Iisraeli suurimates õiguslikes vaidlustes ja konservatiivsest õiguslikust vaatenurgast. See on ka näide sellest, kuidas kohus sekkub küsitava pädevusega ja annab julgeoleku ning demograafilistele kaalutlustele vähem kaalu, kui paljud arvavad, et peaks. Muidugi näevad need, kes nõustuvad seni kohtuvähemuse seisukohaga, seda täpselt vastupidiselt. See küsimus on üks peamisi valupunkte ja Hadžadži seaduse puhul me kaalume veelgi teravamaid vastandlikke kaalutlusi, sest me ei räägi ainult abikaasade taasühinemisest, mida hinnatakse individuaalselt, vaid potentsiaalselt ka pereliikmetele lubade tühistamisest või andmata jätmisest. Mõned neist võivad olla siin juba kaua elanud ja siia sisse elanud. See näib olevat midagi, millele lääne moraali- ja kriminaalkoodeks on kuritegevusega võitlemisel põhimõtteliselt vastu. Tegelikult võiks selle kohta kergesti piibelliku näite tuua. Just Heebrea prohvetitelt õpime, et poeg ei pea kannatama isa ülekohtu pärast ega isa poja ülekohtu pärast. Teisalt, kui sul on tegemist terroristiga, kes ei karda ei vanglat, vigastusi ega surma, mis on see, mis võiks panna teda loobuma otsusest tappa iisraellasi. Kui traditsioonilised kriminaalkaristused ei näi heidutavat kedagi, kes on valmis surema, kui kaalul on inimelud. Kas riik peab siiski tema perele vabatahtlikult privileege ja hüvesid andma? Õigus elule on samuti inimõigus. Riigi õigus kaitsta oma kodanikke on alusprintsiip. Küsimus on selles, mida need õigused lubavad riigil teha, kui oht tuleneb kelleltki, kes on seotud inimesega, kes on toime pannud terroriakti. Kuidas õigustepõhine lähenemine neid fakte arvesse võtab, et säilitada Iisraeli julgeolek? Ja kui teisest küljest oleme sõjaseisukorras, mis õigustab erimeetmeid, siis kuhu me ühiskonnana tahame selle piiri tõmmata? Mul ei ole siin geniaalseid vastuseid, aga tahtsin selle teema tõstatada, sest ma arvan, et see on oluline. Ja ma võin lihtsalt välja tuua mõned mõtted, mis mul selle üle arutledes tekkisid, jälle ilma konkreetset seisukohta võtmata. Esiteks, nagu me mainisime, on riigil oma suveräänsuse tõttu loomulik õigus reguleerida piiriületust. Riikidel on üldiselt lai voli otsustada, kes võivad nende territooriumile siseneda ja millistel tingimustel. Ka teised demokraatiad, sealhulgas Ameerika Ühendriigid, on pidanud õiguspäraseks ulatuslikke sisenemispiiranguid riikliku julgeoleku kaalutlustel. Ja kui me tahame olla väga täpsed, me võime meenutada, et Iisraeli juudid ei ole teretulnud üheski Palestiina kontrolli all olevas jurisdiktsioonis ega ka teistes seaduses nimetatud riikides, nagu Süüria või Iraan. Teiseks, terrorism võib vajada teistsuguseid abinõusid kui tavaline kuritegevus. See on tegevus, mis on spetsiaalselt loodud mõjutama suurt hulka inimesi, külvates hirmu ja valu nende igapäevaellu. Terroristi jaoks tema otsesed ohvrid on vahend suurema sõnumi edastamiseks, mille eesmärk on välja ajada, hirmutada ja kahjustada tervet kogukonda. Ta sooritab teo ühe kogukonna nimel, tekitades kahju teisele. Ja sa muudabki terrorismi taas millekski erinevaks tavalisest kuriteost. Ja olulistes aspektides millekski, mis on lähemal sõjateole. Sõjas taluvad riigid teatud määral kaaskahju, et saavutada sõjaline eesmärk, kui see on proportsionaalne. Terrorismiga võitlemine nõuab teatud määral mõtlemist kollektiivide tasandil, mitte ainult individuaalsete õiguste arvestamist. Ja see küsimus muutub veelgi olulisemaks ühiskondades, kus perekonna, klänni ja kogukondliku identiteedi roll on eriti tugev.
kolmandaks, kui jõuad pereliikmeteni, võib see vestlus muutuda väga keeruliseks, sest me tegutseme lääne individuaalsete õiguste vaatenurgast. Aga võib väita, et ainuüksi see mõtteviis on kogu läänes, mitte ainult Iisraelis, selliste nähtustega nagu terrorism või massiline ränne hätta jäänud. Probleem seisneb selles, et individuaalsed kaitstavad õiguste nõuded võivad kokkuvõttes kujutada endast kollektiivset ohtu teiste isikute õigustele. Kõige olulisemalt nende õigusele elule ja turvalisusele. Me oleme harjunud mõtlema inimõiguste argumentidest kui riigi ja üksikisiku vastasseisust, kus üksikisikul on riigi suhtes teatud nõuded. Nii et perekonna taasühinemise puhul puudutavad kohtus esitatud inimõiguste argumendid paljude Iisraeli kodanike põhiseaduslikku õigust abielluda, mis on tõesti liigutav ja oluline. Aga vähemalt avalikus diskussioonis ei käsitleta julgeolekuargumenti tavaliselt iseenesest inimõiguste argumendina. Ja ma pean küsima, kas see on õige lähenemine, sest õigus elule on inimõigus. Õigus enesekaitsele on inimõigus. Need on kõige põhilisemad õigused. Kuidas siis mõõta inimõiguste konflikti? Tavaliselt otsustab selle seadusandja, kuigi praktikas otsustab selle siin tõenäoliselt kohus. Aga ma arvan, et need, kes kaitsevad seisukohta, et pereliikmed peaksid kaotama või ei tohiks kunagi saada elamisluba, peavad vähemalt oma argumente esitama ka inimõiguste vaatenurgast. Novembris kuulame me rohkem Shir Hadžati seadusest, nii et las ma jätan teile selle mõtteaineks ja lõpetan positiivsel noodil. Sel nädalal, kui ma mõtisklesin nende individuaalsete ja kollektiivsete teemade üle, jäi mulle silma üks juhtkiri, mille kirjutas David Horowitz ajalehest The Times of Israel, kus ta toob välja murettekitavad näitajad Iisraeli tuleviku kohta. On dokumenteeritud kasv kõrgepalgaliste arstide, inseneride ja tehnoloogiatöötajate lahkumises. Haridussüsteem on kaoses. Hareedide integreerimine on väga oluline, kuid raskesti saavutatav prioriteet. Artikli põhijäreldus oli, et eelseisvad valimised on viimane võimalus vältida ühiskondlikku kokkuvarisemist. Minu vastus sellele, kuigi ta ei küsinud, on nii ja naa. Jah, Iisraelil on väljakutseid, aga ei. Iisrael ei ole tegelikult kokkuvarisemise äärel, isegi kui ees võivad olla raskemad aastad. Ka Iisraelil on tugev tunnetus kollektiivsest identiteedist, lepingust ja sügavast ajaloolisest järjepidevusest. Selle riigi vastupidavus ei tulene ainult majandusnäitajatest. See tuleneb ühisest tundest, et neil on ühine saatus. Ja selles osas leidis Sohari uuring, mis avaldati sel kevadel, et 48% iisraellastest tunneb pärast 7. oktoobrit tugevamat sidet oma juudi identiteediga, samal ajal kui vaid 12% teatas, et nende side on nõrgenenud. 65% ütles, et nende side just riigi ja maaga on tugevnenud. Ja see tähendab, et isegi kui mõned lahkuvad, mis on muidugi tragöödia, siis leidub tuhandeid teisi, kes jäävad siia või kolivad siia, et ehitada oma elu osana juudi loost. Iisrael püsib, sest tema inimesed mõistavad, et nad kuuluvad ühte kogukonda, mida tasub kaitsta. Ja isegi, kui see kogukond kasvab aeglasemalt, kui me sooviksime, või jääb vaesemaks, kui me tahaksime, või muutub mõnikord killustatumaks, see on siiski olemas. Valimistel on väga suur tähtsus. Aga isegi kõige raskematel aegadel me jääme alles. Nagu ma juba alguses ütlesin, seisab Iisraelil ees suur töö otsustamaks, kuidas ta soovib oma piire hallata ja kuidas kaaluda neid väärtusi, mis on tõhusa tegutsemise puhul kaalul. Aga pidage meeles, see kõik sai alguse viitest feotale ja minu nõuanne Hispaaniale on pühendada rohkem aega sellistele tõsistele aruteludele ja vähem aega fooliumimütside vandenõuteooriatele. Aga kui need vähesed, kes süüdistasid Mossadi, leiavad endiselt, et see on lihtsam, soovitan siiski delfiinidelt infot välja pressida. Neid on treenitud vaikima. Aga ma ei tahaks kellegi fantaasial ette jääda. Vaya con Dios. Näeme järgmisel nädalal.